Mul on suur rõõm näha siin inimesi, kellel on huvi meie väga intrigeeriva teema vastu, milleks on, kuidas rääkida vähist ja tervise teemadest nii, et tõuseks teadlikkus, aga me ei muutuks ärevaks. Miks see teema oluline on? Ilmselgelt on vähk üks olulisemaid tervise teemasid täna, siin ja praegu. Ja vähk on just nimelt selline haigus, mille puhul on siis ennetusel oluline roll. Ja ennetusel siis läbi teadlikkuse. Ehk mida teadlikumad me oleme, kuidas vähki ennetada, varajaselt avastada, seda enam me suudame siis seda rasket haigust ära hoida endal ja lähedastel. Aga mida teha selleks, et tänapäeva infoühiskonnas, kus tervise teemadest räägitakse rohkem kui kunagi varem, ennetada ja olla teadlik ja teha ja tegutseda nii, nagu teadlikkus ette näeb, selle juures mitte ärevaks muutumata, siis selleks oleme täna kokku pannud ühe vahva tiimi. Estkani lahkel loal on siis minuga, kes ma olen siis Kristina Seiman, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni valdkonna doktorant, nooremteadur ja minu uurimisvaldkond on just nimelt tervise kommunikatsioon. Kokku kutsunud praktikud ja teadlased, kes siis oma värsketest uuringutest sel teemal on valmis lähemalt rääkima. Aga alustame tugevatest praktikutest, ehk siis Kadri Saks, Tallinna Lastehaigla hematoloogia ja onkoloogia osakonna juhataja. Põgus seos teemaga läbi oma igapäevase praktika ja kogemuse. Tere õhtust ja tõesti olen praktik, töötan iga päev patsientidega ja minu patsiendid on mitmekihilised, ehk siis minu patsiendid igapäeval on lapsed, aga lapsed ei ole kunagi üksi, ehk siis nende perekond ja kui täiskasvanutega just see sama ärevuse küsimus on, et kui saadakse tõsine haigus, tõsise haiguse diagnoos, siis see ärevus on nagu normaalne, mis sellega kaasa käib ja kui sa mõtled, et meil on patsiendiks laps, siis see ärevus on nagu väga mitmekordne, ehk siis hõlmab kogu perekonda ja ma arvan, et minu see töö, ma näen seda lihtsalt iga päev ja eks me siis arutame, et kuidas seda paremini hallata. Aitäh! Järgmine tugev praktik Marianna Anjon, kes on Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõud õenduse alal ja ka ise õena nii Eestis kui Soomes töötav. Ja aitäh, ja vaimse tervise õendus. Ma rõhutan just, et see on, et olen siis ise ka siis vaimse tervise õde, Tallinna Tervishoiukõrgkooli siis juhtivlektor ja vaimse tervise õenduse mooduli juht, seda nii magistriõppes kui ka siis põhiõppes. Aga mis on minu seos sellega, et ma olen tõesti Soomes siis 20 aastat olnud psühhiaatriline õde, olen siis ka siin vaimse tervise õde, ka Eesti õppe läbinud ja mul on siis 30 aastat psühhiaatrilise töö kogemust, nõustamist nii akuutpsühhiaatria sõltuvushäiretega ja ärevuse ja depressiooniga, et Soomes ma olen olnud ka depressiooni õde tervisekeskuses ja ka siis psühhiaatriline koduõde, nii et olen nõustanud, tean ärevaid patsiente, tean, mis mure on ka siis üldse tervise ärevus ja tervisega seotud ärevus. Aitäh! Aitäh! Ja läheme edasi järjekordse tugeva praktikuga Kristi Paron. Tere õhtust kõigile. Mina tõenäoliselt olen sattunud täna siia paneeli seetõttu, et ma igapäevaselt patsiendi õigustega tegelen, koolitan tervishoiutöötajaid ja Tartu Ülikoolis üliõpilasi just lapspatsiendi
õiguste teemal ja teadlasena kannan nagu kahte mütsi, et minu esimene taust on õigusteadus, et olen ka õiguspraktikuna tegutsenud eluaeg, aga viimastel aastatel siis läbi oma teadustöö sotsioloogias, kus ma siis tegelikult olen uurinud seda, et kuidas siis lapspatsiendi autonoomia tegelikult päris elus toimib. Ja see on hästi palju õpetanud ja andnud sisendit üldiselt ka täisealiste patsientide autonoomia toimimise kohta, sest et laste puhul võib-olla kõik need samad teemad, mis tegelikult täiskasvanud patsiendil on ka olulised, lihtsalt võimenduvad. Ja seetõttu siis hea meelega räägin kaasa ja võib-olla minu selline südameteema on patsiendi autonoomia ja ma arvan, kui me räägime terviseteadlikkusest, siis tegelikult meditsiinieetikas ongi see põhiprintsiip, et nii-öelda autonoomne patsient on kompetentne patsient, aga kuidas ta saab kompetentseks, on see, kui tal on piisavalt informatsiooni. Nii et ma usun, et me täna hästi palju räägime sellest info vahetamisest, just nimelt mitte info edastamisest ainult, vaid info vahetamisest ja dialoogist, sest see läbi kujuneb see patsiendi autonoomia ja me jõuame selleni, et meil on nii-öelda sellised teadlikud patsiendid. Suur aitäh! Ja meil on täna kaasa rääkimas 2 värsket magistrit, kes on oma uurimustöö teinud just nimelt tervisekommunikatsiooni vallas, aga väga erineva külje pealt, et Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudi magistrantuuri äsja edukalt lõpetanud Veronika Kukk, et Veronika, räägi lühidalt oma magistritööst. Et siis minu magistritöö valmis tähendusloome sotsiaalmeedias projekti raames ja ma siis uurisin ühte Eesti tervisefoorumit ja siis mida inimesed räägivad ravimitega seotult siis, et mis nende mured on. Ehk siis minu panus siia paneeli oleks siis selle tehnoloogilise poole pealt, ma olen informaatik ja siis tervisefoorumite kohta Oskar rääkida. Suur aitäh! Ja Nette Junkur, kes siis Tallinna Ülikooli nüüdiskultuuri värske magistrina on samamoodi oma nurga alt tervisekommunikatsiooni uurinud või inimeste tervisekäitumist siis kaasaegses maailmas. Ja tere kõigile. Mina siis uurisin enda magistritöös tervisediskursuseid Eesti TikToki fitnessi võrgustikus. Ehk siis minu seos selle teemaga siin puudutabki just nimelt sellist sotsiaalmeedia tervisekommunikatsiooni ja kuidas sotsiaalmeedias neid tervisesõnumeid konstrueeritakse. Suur aitäh, ehk siis meil on nii-öelda 2 värsket uuringut Eesti empiirika peale, et mida ja kuidas tänapäeval inimesed oma tervist juhivad ja infot leiavad, otsivad ja otsuseid teevad. Aga kõigepealt siis küsiksime rahvalt, mida rahvas arvab, et kuidas te tunnete, kas tervis on täna teema, kas see on selline teema, mis teid huvitab? Tõstke käsi, kes on nõus selle väitega. No kõik tõstsid käe. Ehk siis me võime öelda, et täna tervis on teema ja tervise teadlikkus on järelikult ka teema. Ehk siis me kõik oleme huvitatud infost, mis hoiaks meid tervena või mis aitaks haiguseid ravida, me otsime seda infot. Kõige selle aluseks, et me infot otsime ja et me tegelikult tahame ise teada ja mitmetest erinevatest allikatest püüame enda jaoks tervise teemat kokku panna ja tervise teadlikumaks saada, et selle aluseks on ju tegelikult muutunud õiguskeskkond, et meil on nii-öelda õigus infot saada, anda, nõusolek. Kristi, räägi, kuidas see on muutunud ja kuidas see mõjutab meie igapäevast terviseteenuse osutamist ja patsiendina käitumist sinu meelest? Jaa, et see taust võib-olla on see, et üldiselt siis meditsiin on ju ikkagi eeldab selliseid suurt hulka eriteadmisi, mida läbi aegade ja sajandite patsiendil ei ole olnud juurdepääsu sellele, eks ole, et ta
ta sai seda infot siis, kui ta läks arstikabinetti ja arst talle rääkis. Ja seetõttu siis ka nii-öelda tervishoiutöötajal laiemalt oli väga suur autoriteet ja seda siis meditsiinieetikas nimetatakse ka selliseks paternalistlikuks mudeliks, mis sajandeid toimis, et kui patsient läks arsti juurde, siis ta läks sinna tõde kuulama ja saama teada, et nüüd, kui sa siit välja lähed, siis sa pead tegema seda ja seda. Ja kaasaegne, tänapäevane selline tervishoiu suhte käsitlus põhineb hoopis teistsugusel mudelil, mis siis ei ole selline ülalt alla paternalistlik mudel, vaid on koostööl põhinev mudel nii-öelda, mis siis seab esikohale patsiendi autonoomia. Ehk siis, mis see autonoomia on, see on inimese õigus ise otsustada, kuidas oma elu elada, milliseid valikuid oma elus teha ja see on siis selline tihti öeldakse kõige olulisem meditsiinieetika printsiip, et inimesega ei saa mitte midagi teha vastu tema tahtmist. Ja selleks on ainult teatud erandid siis ohtlike nakkushaiguste puhul või näiteks psühhiaatrilises ravis, kui inimene on ohtlik endale või teistele, jah, siis on teatud tingimused ja range kord, kui inimest saab tahtevastaselt ravida, aga üldiselt saab siis inimest ravida ainult tema enda nõusolekul ja see patsiendi nõusolek ongi siis see patsiendi autonoomia praktiline väljendus ja mis veelgi tähtsam, kindlasti olete kuulnud, et räägitakse informeeritud nõusolekust, et see nõusolek on nii-öelda kehtiv ja pädev ainult siis, kui see on antud piisava informatsiooni tingimustes. Ehk siis, et on toimunud patsiendi ja arsti või õe või muu tervishoiutöötaja vahel selline dialoog ja nad teevad nagu mingis mõttes ühiselt otsuse, et kui vahepeal nii-öelda sellest paternalismist liiguti võib-olla sellise äärmusliku autonoomia juurde, siis tänaseks on aru saadud, et on mingi kesktee, mingi kuldne kesktee, et patsiendid, kui ma ka räägin sellest patsiendi autonoomiast, siis vahel öeldakse mulle, et kuulge, et mis jutt see on, et patsient ise otsustab, et kui mul on mingi keeruline haruldane diagnoos, et kuidas ma saan otsustada, et minu vastas on arst, kes selle haruldase haigusega nii-öelda tegutseb, oskab seda ravida, et loomulikult ma vajan tema panust ka ja selleks räägitaksegi jagatud otsustamisest. Et võib-olla see on see, mis raamistab täna meie seda diskussiooni ja nii nagu ma enne ütlesin, aga rõhutaks veel üle, et see teadlikkus kujuneb ikkagi mitte sellest, et ma lähen kuskil ja siis mulle tõstetakse ports informatsiooni nagu sülle nii-öelda, vaid et ikkagi kõik sellised kaasaegsed tervisekommunikatsiooni õpikud juba, mis tegelikult ka arste ja õdesid õpetades kasutatakse, ütlevad siis seda, et see ei ole, et tervishoiutöötaja ainult ei anna infot, vaid ta peab veenduma, et patsient sai ka aru sellest informatsioonist, et tal oli piisavalt aega, et tal oli rahulik ja turvaline keskkond, et ta sai küsida küsimusi ilma häbenemata ja hirmu tundmata, et näiteks ma ise just vähihaigete lastevanemate liidu tagasiside põhjal olen aru saanud, et näiteks lapsevanemad tihti ei julge küsida küsimusi, et nad kardavad näida rumalad lihtsalt. Et need on kõik need aspektid, millega peab arvestama selle terviseteadlikkuse kujundamisel, et see kujuneb suhtes, tervishoiutöötaja patsiendi suhtes ja see on ka minu teadustöö üks selline põhitees, et patsiendi autonoomia on suhete keskne. Et see ei ole, et kas see on või ei ole, et saabub vastuvõtule väga autonoomne patsient ja ta teab kõike, mis ta tahab, et tegelikult see tervishoiutöötaja patsiendi suhe on hästi tähtis, et kindlasti tuleme selle juurde veel tagasi. Ja kindlasti tuleme selle juurde tagasi ja see on olnud ka tegelikult selline pikaajaline dekaadide pikkune arutelu ja muutus, et kui pärast teist maailmasõda
liiguti just nimelt selle patsiendi autonoomia ja patsient ise teab ja ise otsustab teekonnal, siis 80-ndatel väga selgelt saadi aru, et kui ta nüüd ainult ise otsustab ja me ta nii-öelda hülgame sellesse otsustuses, siis ta jääb ilma sellest ekspertiisist ja kompetentsist, mida ikkagi arst on omandanud läbi pikkade aastate nii koolis kui töökogemusega. Ja see ei anna nii-öelda paremat tulemust, see hülgamine, vaid seal on see koostöökoht, et see partnerlus. Ja küsimus enam ei ole selles, et kas patsiendikeskne lähenemine on õige või vale, vaid küsimus ongi selles koostöökoha kvaliteedis, et kuidas me selle kvaliteedi suudaksime saada. Aga kui me läheme nüüd siit edasi, et me otsime seda partnerlust ja koostöökohta tervisetöötaja ja patsiendi vahel, siis nüüd alates millenniumi vahetusest on meil juures veel selline nii-öelda infokorratus või infoteemia, mida on samamoodi sõnastatud, et kõik vale ja õige on ühes pudrus koos ja infot oma tervise kohta või infot selle kohta, mida kasutada ennetuseks või raviks, võid sa otsida kõikjal mujalt, et selleks ei pea isegi terviseasutuste sisse astuma ega logima. Värsked magistrandid või värsked magistrid, mida teie uuringud Eesti inimeste tervise infootsingute kohta näitavad, et Nete, sina jälgisid just nimelt neid inimesi, kes soovisid olla võimalikult tervislikud ja otsisid siis nii-öelda selliseid nii-öelda trenni tegemise ja tervisliku trenni tegemise võimalusi sotsiaalmeediast. Ja just nimelt see toitumine tuli seal fitnessi võrgustikus väga tugevalt välja. Ja võib-olla mina mainikski ära, et see info, mis seal võrgustikus liigub, on täiesti vastandlik. Et sa võid täiesti näiteks ühe toiduaine, võtame näiteks väga praktilise näite, mis mu tööst tuli, seemneõlid. Üks fitnessiga tegelev sisulooja ütleb näiteks, et need on täiesti ohutud. Teine ütleb, et neid võib tarbida mõõdukalt näiteks igapäevases toidu tegemises ja kolmas ütleb, põhimõtteliselt konstrueerib selle sõnumi niimoodi, et kui sa ühe korra seda seemneõli tarbid, siis sa võid kohe homme vähki surra. Ma võin küsida, mis see seemneõli on? Seemneõli on siis jah, nagu eelkõige nad mõtlesid selle all rapsiõli. Jah, aga ka jah, et siis mitte oliiviõli igatahes. Et võib-olla sellest nagu sellises infokorratuses ongi eelkõige siis noorel inimesel, kes tihtipeale just lähebki sinna TikToki või kuskile mujale sotsiaalmeediakanalisse seda terviseinfot otsima, et seal on lihtsalt kohutavalt keeruline orienteeruda, kui sul mõjuisikud väidavad siis täiesti risti vastu käivaid asju üksteisele. Ja tihtipeale need ka esitlevad ennast tegelikult ekspertidena, et väga paljudel ongi seal kasutaja enese tutvustuses kirjas, et ta ongi sertifitseeritud personaaltreener või toitumisnõustaja ja siis samal ajal ta väidab näiteks, et sa sööd ühe korra seemneõli ja sul on järgmisel päeval võib sellest kohe vähk olla. Et siis tekibki palju nagu selliseid küsimusi just nimelt noore inimese peas, et mis siis on see õige terviseteadmine või terviseinfo või millest ma peaksin lähtuma või keda ma siis saan usaldada. Ehk siis see pinnas, kuidas endal teadlikkust kasvatada võib hoopistükkis suurendada ühest küljest ärevust ja teisest küljest sa saad infot, millel ei pruugi olla mitte mingit tõenduspõhisust. Ja just ma arvan ka, et paradoksaalsel kombel see selline tohutu info üle küllus võibki hoopis seda ärevust suurendada, mitte vähendada. Mina ütleks, et aitäh. Mingid päevad tagasi mõtlesin, mis asi see seemneõli on. Et keegi ütles, et lõpetage seemneõli söömine ja mina mõtlen, lasen peas läbi, mis seemneikus on. Ja väga hea, aitäh, ma sain targemaks tõesti. Kas see nüüd oli see info, mida me tahtsime täna jagada, aga kukkus nii välja. Ja sai selgeks. Jaa. Aga lähme siit edasi.
Veronika, sina oma töös uurisid, millised mured tulevad internetist välja, millised tervisemuresid inimesed internetis, erinevates internetifoorumites nimetavad, mis neile muret teeb erinevate ravimitega ja erinevate haigustega ja võrdlesid seda siis tegelikult ametliku infoga, mis on ravimite juures, ehk siis ravimite infolehtede oleva infoga. Ja tuli välja, et nad väga hästi ei kattu, et see, kuidas inimesed nimetavad neid kõrvaltoimeid ja kuidas siis ravimi infolehtedel need kõrvaltoimed on kirjas, et need on väga erinevalt sõnastatud. Jah, et tavalistel inimestel, kes ei ole meditsiiniga seotud, neil ei ole seda haridust, nad ei tea, kuidas rääkida oma sümptomitest või oma diagnoosist, oma muredest ja siis nad pöörduvadki siis foorumitesse, sotsiaalmeediasse, et oma arvamust avaldada, et küsida kellegilt, kes võiks neile kas siis kinnitada nende arvamust või nõu juurde anda või et kogemust kuulda kellegilt teiselt. Ja siis jääbki puuduse sõnavara, et kuidas me räägime sellest, mis meile muret teeb ja kuidas siis seda võrrelda ametlike allikatega, et kas see mure on või seda mure pole. Ehk siis kas ma saan õigesti aru, et inimesed tegelikult nimetavad oma tervisemuresid teistmoodi, kui võib-olla see ametlik keel on või nii-öelda arstide keel on? Ja seal on nagu väga suured erinevused, et näiteks kui meil on kas või peavalu, siis peavalul on nii palju erinevaid liike ja siis inimesed ei oska alati öelda kitsendatult, et mis neil täpselt on, vaid nad kasutavad väga üldiseid termineid sellele, aga arst tegelikult ütleks neile mingi konkreetsema asja, ehk siis see on see, mis veebis siis, kui inimesed räägivad, nad on väga üldised ja ebakorrektsed meditsiiniliselt. Ja, Kristi. Mul lihtsalt kasutan võimalust, pärast läheb meelest ära, et selle sõnavaraga seoses, et võib-olla tegelikult üldse terviseteadlikkusest, aga muudest teemadest ka, kui me räägime tänapäeval ju finantskirjaoskus, digikirjaoskus, tervisekirjaoskus, eks ole, et me hästi palju keskendume sõnadele või ka info, et ma kuulasin siin teisi paneele ka enne, eks ole, et kas on mingi infovoldik, mingi brošüür, kuskil on informatsioon, aga tegelikult sina, Kristina, oskad seda kindlasti paremini kommunikatsioonieksperdina kommenteerida. See, kuidas inimesed nagu teavet vastu võtavad, ei toimu ainult sõnade vahendusel, et tegelikult see ei tohiks kunagi olla takistus, et kuidas patsient nii-öelda oskab verbaliseerida oma kannatusi või vaevusi ja see toimub mõlemat pidi ja ma olen ise, kui ma tudengeid õpetan, siis viidanud kui erinevatele teadusuuringutele selle kohta, kuidas ravi kvaliteeti ja kliiniliste otsuste kvaliteeti mõjutab see, kuidas patsient oma tervisemurest räägib. Ehk siis, et kui on oskuslik patsient, kellel on väga kõrged sotsiaalsed oskused, tal on hea sõnavara, ta tuleb, ta räägib, mul on sellised vaevused, need halvendavad minu igapäevaelu kvaliteeti, ma ei saa tööl käia seetõttu. Ja see oli just siis üks vaimse tervise uuring, kus tuligi siis välja mitmesaja patsiendi vestlusi jälgides, et kui patsient ei osanud sõnastada oma muret, tal olid täpselt samad vaevused, aga ta ei osanud sõnadesse neid niimoodi panna, kui mõni teine väga kompetentne patsient, siis sellest sõltus raviotsus tegelikult. Ehk et kui samade sümptomitega patsient ei osanud öelda, et kõik need asjad, need peavalu, see, et see on nii hull, et ma ei saa enam elada, et minu igapäevaelu on takistatud. Siis ta sai ravimi näiteks ja see teine, kes rääkis nendest samadest sümptomitest, aga võib-olla ei kasutanud sellist sõnavara, et siis see kliiniline otsus oli teistsugune, et jällegi, et me võiks meeles pidada tänases debatis, see näitab, kui oluline on see dialoogi oskus ja mitte ainult see sõnade
taha nägemine, vaid kuidagi nagu laiema pildi vaatamine, et sa suhtledki, sa lood suhte selle patsiendiga, seni kaua räägid, kui ta usaldab sind ja võib-olla arstid on ju toonud neid näiteid, et ta hakkab juba palatist või kabinetist väljuma ja siis ukselingist kinni hoides selgub, miks ta tegelikult arsti juurde tuli. Et siis see suhe, nagu kriisipsühholoogid ütlevad, et emotsionaalse silla tekkimiseks on vaja vähemalt 20 minutit, mis näitabki seda, et kui see visiit hakkab läbi saama ja ta hakkab ära minema, et siis ta võib-olla ütleb see vana inimene, et tegelikult mul juba pool aastat siit ka valutab ja võib-olla sealt tuleb see päris probleem välja ja Kadri kindlasti oskab täiendada. Jah, Kadril on kindlasti head mul mõte. kohe tuli needsamad mõtted praegu, et see ongi arsti kunsti küsimus, just seesama selle informatsiooni kättesaamine, sest me kõik oleme täiesti erinevatest kultuurisituatsioonidest, täna ka erinevate keeltega, me arstina peame suutma rääkida 3 keeles oma kabinetis iga päev, et kõikidest nendest asjadest aru saada, sest see on selline tohutu info erisus ja seesama näide on elust enesest, et patsient, kes tuleb minu vastuvõtule hoopis teise probleemiga, plaanilisse kontrolli tõesti uksest välja minnes, täpselt seesama, jaa, aga mul on see asi ka ja see oli uus vähk. Ehk siis, et aeg on üks asi, mida me arstidena tegelikult tunneme, et meil puudub, meil on teda liiga vähe. Me tahaksime seda palju rohkem omada nendes vastuvõttudes ka. Mõeldakse küll, et kroonilised haiged, et kaua teil läheb, aga tegelikult läheb väga palju. Ka just selle sama patsiendiga, kes tuleb täitsa plaanilisse kontrolli ja ta on mul olnud seal vastuvõtul tõesti see ette nähtud 20 minutit. Et tegelikult on just seesama ka tuntud haigega kontakti loomine just sellel korral ajamahukas ja väga oluline. Ja just seesama just arstina erisuste ära tabamine, et ma jõuaksin selle patsiendile ja saada aru, millisest kultuuriringkonnast, kultuurikeskkonnast, milline on tema sõnavara, et välja selgitada need tema probleemid. Et see on see, mis teeb arstitööd ääretult huvitavaks, aga ka ääretult keeruliseks ja on tore, kui sul on võimalus aru sellest saada ja aru saada, mis patsienti tegelikult murelikuks teeb. Mariann. Jaa, et tahan siia tuua ka mittearsti nii-öelda nägemust, et kuigi arstid ja õed töötavad käsi käes, võib-olla mingisugused nii-öelda tervise kommunikatsiooni erinevused on, sellepärast et õde puutub väga palju või nii-öelda ajaliselt palju kokku siis patsientidega, enenevas määras ka lähedastega ja tegelikult sellest terviseteadlikkusest ja õdede rolli tähtsustamine selles on ka väga tähtis. Ja ma näen seda, et kui ma ise olin Meilahe kliinikus Soomes, olin nagu vaimse tervise õde, psühhiaatriline õde, kus tulid siis minu juures, pidid läbi tulema need patsiendid, kes on südameinfarktiga olnud haiglas ja lähevad koju. Ja nendel oli kohustuslik tulla, kas nad siis tahtsid nõustama, nad võtsid allkirja, et ta on käinud ja ta ei taha nõustamist. Aga siis see on Soome suurim, Helsingi suurim kliinik, nagu meie mõttes PERH. Ja sinna tulid siis ka need inimesed, kes olid saanud värskelt vähidiagnoosi, ehk siis vastused, tulemused. Ja see kogemus õpetas mulle nagu väga palju sellest, et kuidas, kui me täna räägime ikkagi sellest vähist, et kuidas, et kui inimene saab ja aastakümneid, siin, aeg läheb nii kiiresti, aastakümneid tagasi ikkagi vähk ei olnud nii ravitav, mis ta oli praegu.
ehk siis see diagnoosi saamine arsti käest ja arstil ei olnud lihtsalt ressursse seda nii-öelda kriisiabi anda, siis see diagnoosi saamine võrdus tegelikult inimese ajus surmaga. Ja tuli väga siis hästi esile, et šokiseisundis, mida inimene tegelikult vajab. Ja mina näen jällegi siin, kuna me koolitame vaimse tervise õdesid ja mina näen niisugust vajadust, et see patsient, kes sinu käest, mida iganes saab selle diagnoosi, et ta ei lähe koju selle teadmisega, vaid et tal on võimalus suunamisega minna vaimse tervise õe juurde. Ja ma olen ise kogenud ja näinud, et näiteks inimene tuli, ta oli saanud rinnavähi diagnoosi ja ta istus ainult. Ja ma küsisin, et kas teil on mugav istuda, kas te tahate vett? Ja ta ainult nutis terve selle veerand tundi. Ja siis ta ütles, et kas ma nüüd suren? Ja siis mõtlesin, et vaadake, see on niisugune väga suur ettemõtlemine, et kui ausalt küsite, mina ei oska öelda, aga mina saan võimaldada seda, et kui teie praegu vajate abi, siis mina olen teie jaoks olemas. Ja see, et teie ei pea jääma muredega üksinda, kui te ka siit lähete. Et me leiame lahenduse, me vaatame, kuidas ja kus kohast, et kellega te elate, on teil kedagi. Ehk siis see on väga tähtis tuleviku teema. Kas te olete minuga sama meelt? Mina olen kindlasti seda meelt, et ükskõik missugune perekond või inimene saab tõesti elumuutva diagnoosi otsuse, siis teda ei tohi jätta üksi. Et lastehaiglas oma patsientide puhul on niimoodi, et me tõesti püüame hästi palju ikkagi rääkida. Et ja kui need lapsed ja lapsevanemad on haiglas, siis tegelikult on meil õed ja ma arvan, et õed tõesti saavad suurepäraselt hakkama sellega, sest õhtune aeg haiglas, kui sul on laps pandud magama ja siis sul tulevad kõik need mõtted ja mured, siis ma arvan, et see töö, mida meil õed teevad sellel hetkel nende patsientide vanematega, on just see sama, et lasta arutada ja ventileerida, sest et mida meil on vaja, et meil võivad olla teadmised ravi kohta, meil ei olegi nagu, meil on vaja ventileerida neid hirme ja neid muresi ja kes need on need inimesed. Haiglas saavad seda teha haigla personal, aga mina tõesti alati kutsun üles kõiki, et mõelge oma sõprade peale, et kui kuskil on kellelgi sellised mured, et olge olemas seal kõrval ja katsuge neid lihtsalt kuulata ja ärge oodake, et nemad teile helistavad, et teie ikka kirjutage ja küsige nende käest. Väga, ma lihtsalt ütlen siia vahele ühe näite, just resoneerides sinu ma sinatasin nüüd, et resoneerides selle jutuga, et teda ei tohi jätta üksinda. Ja mina ütlen teile, et siin on tõesti vaja õde või kedagi vaimse tervise õde või kedagi tervishoiutöötajat, sest teate, mul on üks näide. Tuleb siis tütar oma emaga ja ema sai Jämesoole vähi selle diagnoosi. Ja tütar jumala hüsteerias, kuule ema, sa nüüd sured, mida me teeme? Ema rahustas, et pole midagi, elu jätkub. Et kui me räägime, et kellega sa elad või et lähedased, et minul on näiteid, et lähedased on veel suuremas šokis. Et seal on vaja kedagi, kes on, ütleme nii, et väljas poolt. Ja muidugi ideaalne oleks, kui oleks tervishoiutöötaja, kes on õppinud kommunikeerima. Jah, et see diagnoos ei mõjuta ainult patsienti, see mõjutab ka lähedasi. Aga selle lähedasega ta minestas meil ja tükk tegemist. Vaata, et läheb emosse veel. Et lähedane sageli ei oska aidata ja samas ka öeldakse, et arsti vastuvõtule on mõistlik võtta kaasa keegi veel, kes oleks sulle toeks, kes aitab võib-olla märkmeid teha ja ka
nii-öelda pärast koos läbi rääkida, et see, mis sulle räägiti, et see suure tõenäosusega ja kui sa saad raske haiguse diagnoosi, ei pruugi sulle meelde jääda, mis on väga psühholoogiliselt mõistetav. Mulle lihtsalt vaadake, kui huvitava kohani me oleme jõudnud, et tegelikult kuhu mina väga olekski tahtnud, et me jõuame, et meil on küsimus, eks ole, et kuidas rääkida vähist ja tervisest ja me mõtleme, et kuidas tervishoiutöötajad siis oma nii-öelda seda kliinilist kompetentsi kasutades sellest räägivad, aga meie need praegused arutelud väga hästi näitavad, et seal on vaja tegelikult sotsiaalseid oskusi väga palju, suhtlemisoskusi, nagu hiljuti meditsiinieetika suvisel seminaril Susimetsas üks lastehaigla õde just küsis, et aga kui keset ööd 5-aastane laps küsib minu käest, kas ma suren nüüd ära, et mida ma talle üldse öelda võin või peaks ütlema, et minul ei ole keegi seda õpetanud kunagi ülikoolis. Ja see on see tegelikult, mis mina tunnen väga nagu suurt missiooni, et me koos nii-öelda erialaseltsidega, haiglatega nagu paneks seljad kokku ja töötaks siis välja kas või mingid juhendmaterjale, abimaterjale, näiteks, et kuidas rääkida lapsega surmast, kuidas rääkida lapsega valu leevendamisest, kõik sellised asjad, sest tegelikult täiesti paha aimamatult ja heast tahtest võib teha rohkem halba kui head, kui seesama kliiniline spetsialist ei ole saanud vastav alakoolitust, et näiteks mida teaduskirjandus ka välja toob, et eriti laste puhul peljatakse seda, et kuidas ma räägin lapsega, kuidas ma ütlen, et surm ja kõik need sõnad. Ja tegelikult siis on uuritud, et välditakse seda suremise sõna näiteks, kasutatakse mingeid kujundlikke teisi kujundeid, aga psühholoogid ütlevad, et tegelikult ei tohi nii-öelda nagu looritada, loomulikult seda infot tuleb anda eakohaselt, et on vahe, kuidas sa räägid 5-aastasega surmast ja 15-aastasega, aga et selleks on täiesti saab nii-öelda näidislauseid teha, eks ole, et kuidas 5-aastasega sellest rääkida, kuidas vanema lapsega, et nagu tänapäevasest sellest kliinilisest kommunikatsiooni kõikidest teooriatest on teada, et enam ei ütle, et suhtlusoskus on mingi kõrvaloskus, et see on ikkagi kliiniline kompetents, et kuna seesama vähiõde või arst või kes töötab selle patsiendiga, et ta peab oma sellel öövalves kõik need küsimused vastu võtma patsiendilt ja oskama midagi öelda, oskama teda lohutada, et tegelikult selleks on oma mingid teadmised ja oskused, et mida kindlasti on vaja nagu jagada ja arendada. Et see on jah, et terviseteemad ei ole ainult kliinilised teemad, et nad on tegelikult ka sotsiaalsed teemad, sotsiaalpsühholoogilised teemad, sageli ka sotsiaalkultuurilised teemad. Tahtsin Kristi tänada sind, et andsid magistritööde nii-öelda ideid. Aitäh! Mina tahaksin võib-olla siia juurde hoopis rääkida sellist asja, et just selle sama laiendatud tutvusringkonna osas, mis tundub nagu ühest küljest hea variant, siis Vähihaigete Lastevanemate Liidu inimestega rääkides jäi kõrva ka see, et kui saadakse selline vähidiagnoos, mis on tõesti maailma ja elu muutev, siis tullakse kohe nagu toetuseks selliste alternatiivmeditsiini pakkumistega, lähenetakse nendele inimestele ja üks asi minu meelest, mis vägagi suurendab ärevust, on see sama, mis tuli välja ka minu meelest sinu sellest just uurimustööst, et tohutult palju mitte nagu tõenduspõhiseid ja hirmutavaid ja vahel ka täiesti tervist rikkuvaid ettepanekuid ja siis sõltub küll siis sellest lapsevanema kainusest, et kas sellest suudetakse nagu läbi minna või kuidas sellest suudetakse läbi minna. Et tegelikult meie ümber tõesti igapäevaselt on lisaks siis meditsiinile ka kõike muud informatsiooni, et ma arvan, et need inimesed on väga suures
nagu inforägastikus sellel hetkel, kui nad saavad vähidiagnoosi ja siis sõltub, ma arvan, just selle ärevusest, millest meie siin täna peame rääkima, osas just see, et keda sa usaldad ja mida sa usaldad ja kus sa leiad selle õige tee. Aga suur aitäh sulle, Kadri, et sa tõid nüüd selle sama infokorratuse selle, et meil räägitakse tervisest ja tervise edendamisest ja ravimisest rohkem kui kunagi varem meedias, sotsiaalmeedias, omavahel külas, üritustel. Küsin, mida rahvas arvab. Et kas te olete tundnud, et lugedes meediast mõnda lugu või scrollides sotsiaalmeedias tervise teemadel või siis ütleme ühest või teisest haigusloost, et no nüüd on küll mul endal ka tunnen, et siin natuke puus tuikab ja süda puperdab. Tõstke käsi, kes on vähemalt korra niimoodi tundnud viimase poole aasta jooksul. No pooled. Pooled, ehk siis ühest küljest selleks, et olla terviseteadlikum, on meil võimalus lugeda rohkem kui kunagi varem ja kirjutatakse ja räägitakse rohkem kui kunagi varem, aga samas sageli, nagu ka Kadri välja tõi, on väga raske vahet teha, et kas see nüüd kehtib minu kohta või kas see üldse kehtib. Või kas see nüüd on see asi, mis aitab minu puhul või oleme ausad, võiks teha midagi veel hullemaks. Ja, tegelikult siit läheme siis sinna terviseärevusse ja tegin siis koolitöö ja ise olen Tampere Ülikooli doktorant, aktiivselt teen oma doktoritööd, ehk siis ajanappuse tõttu mul ei ole enam praktikuna nii-öelda kätt soojas mõned aastad, aga tegin sensuse siis psühhiaatriakeskuses vaimse tervise õe vastuvõtte, oli muide esimene vaimse tervise õde seal, kes tegi kõik nii-öelda anamneesi põhjad ja asjad ja oli väga huvitav. Ja mina võin teile öelda, et kogu selle 2 aasta jooksul ma ütleks tõesti, et 60% patsientidest olid terviseärevad. Ja terviseärevus ehk siis hüpohondria tähendab seda, et inimene kas kardab paaniliselt või juba arvab, et teab, et tal ongi midagi, kas ta ei leita. Ja teate, kui see areneb väga kaugele ja inimene ei saa sellele abi, siis see on tõesti invaliidistav kogemus. Mul oli üks niisugune Eestis väga tuntud naisterahvas, väga tuntud, kes jäi siis pensionile ja tema siis lihtsalt siis kogu aeg see terviseärevus süvenes ja teate, tema säästud läksid kõik siis tervishoidu ja erakliinikutesse igale poole ja tema mees oli temaga kaasas ja ma saatsin ta alla, mees oli autos, istus ja ma ütlesin, et te võite ka üles tulla. Ja see mees ütles niimoodi, et teate, kas te teate, missugune põrgu see on? Et meie oleme kasvatanud 2 last, me oleme edukad olnud, me oleme firmasid teinud ja meie kõik, et oodanud nagu pensionit, eks ju, et hakkame elama. Et kõik läheb sinna ja õnneks ma ütlen teile ka, et ka erakliinikutes on südametunnistus, et ka erakliinikud enam ei võtnud teda vastu. Et ma olen näinud, kuidas see invaliidistab mitte ainult selle inimese, vaid ka kogu pere. Ja siis ma olen ka eeltöö teinud, ma tahan teile kõigile nüüd teatada pidulikult, et on olemas uus mõiste, ei ole ametlik diagnoos, aga uus mõiste küberhüpohondria. Teaduskirjandusest Macmullan ja teised uurijad 2019 suures metaanalüüsis, vaadake, ma olen teinud tööd, ja leidsid, et see internetis nii-öelda see otsimine
ja kinnituse otsimine ja kõik, et tegelikult see kõige hullem vorm on küberhüpohondria ehk siis kübertervise ärevus. Ja kas keegi on guugeldanud, kui on midagi viga või AI käest küsinud? Tõstke käsi. Jaa, aga selles ei ole mitte midagi halba, et kui on mure tervise pärast, see on täitsa okei. Aga kui see hakkab juba nii-öelda su elu segama ja sa hakkad kogu aeg seda kinnitust otsima ja mulle meeldib see näide muide, et kui on näiteks uudis ja just see, et ärevus ei sünni ka tervise ärevus tühja koha peale. Seal on ärev ja ärevuse põhiemotsioon on hirm. Nii et see tervise ärevus, ärge mõelge, see ei tule sellest, et te guugeldate või küsite AI käest, vaid see tervise ärevus on ärevushäire üks vorm, mis on juba eos inimesel. Ehk siis ei tule sellest, et sa ja siis see näide. Noh, on seal näiteks Delfis artikkel, et igal 4. eestlasel on vähk. Ja kuidas siis näiteks inimene, kes ei ole ärev, suhtub sellesse, et oi, pagal, nii palju. Ja siis teine inimene vaatab seda artiklit, ütleb, kas see 4. olen mina? Ja hakkab kerima. Ehk siis, ja räägin ka sellest ajutöötlusest, mida lugesin ka nüüd neid teaduslikke artikleid, et kui sa oled juba ärev, siis kortisol, stressihormoon on juba sinu aju vallanud. Ehk siis ärev inimene, teate seda vanasõna, et kui me oleme ärevad, siis me jookseme nagu peata kanad. Ja eks, et ja ärev inimene, kui läheb terviseinfot otsima, siis tema, teaduslikud uuringud, tema keskendub juba negatiivsele. Et tema aju juba võtab teistmoodi vastu seda. Ehk siis ta otsib sellist kinnitust oma mõttele ja millele kindlasti aitavad siis omakorda kaasa ka sotsiaalmeedia algoritmid ja nii edasi. Ehk siis sa saad järjest enam kinnitust, et see ravivorm või see haigus või see sümptom on just see, mida sa arvad ja mis võiks olla sinuga seotud. Aga mis te Kadri tahtis midagi juurde öelda. Aga mida publik arvab, et kui inimene mõtleb, et nii, et nüüd mul on midagi ja ta läheb kinnitust otsima, näiteks Google'st, AI-st, mida te arvate, mida näitavad uuringud, mida inimene otsib? Kas positiivset kinnitust või negatiivset kinnitust. Ehk siis, et kinnitaks, et tal kindlasti ei ole seda või ta pigem otsib, et jah, mul ongi see. Mis te arvate? Kumba? Positiivset kinnitust, et on. Aga tegelikult mõlemat otsitakse, aga mulle näiteks oli täitsa uus, et inimene läheb tegelikult heasoovlikult otsima kinnitust, et tal ei ole. Aga siis, kui ta ärev aju võtab just need ohumärgid ja hirmud ja ta tõlgendab, ärev aju tõlgendab asju hoopis teistmoodi ja siis see muutubki negatiivseks, et pagal, et mul ongi see. Et ma tahtsin näha, et mul ei ole seda ja nüüd ongi. Nii. Ja, Nete, kas sul on oma tööst mõnda head näidet selle kohta, kus inimesed, kes tahavad olla väga vormis, tervislikus vormis, on siis otsinud ja püüdnud nii-öelda leida sellist parimat enda jaoks. Ja võib-olla sellega hoopiski jõudnud mitte kõige parema vormini. Mul sellist praktilist näidet oma tööst ei tule, aga ma ütlen, et kui otsida igasugused neid fitnessi nippe või teadmisi, siis kindlasti sealt leiab. Ja sealt leiab ka väga palju äärmuslikke dieete ja treeningi igasuguseid nõuandeid, et üks selline diskursus, mis minul tuligi tööst välja, oli siis selline raudne distsipliin. Et on näiteks tohutult palju selliseid fitnessi sisuloojaid, kelle jaoks ongi täielik normaalsus iga päev vähemalt 1 korra jõusaalis käia väga-väga selliselt
obsessiivselt nagu neid kaloreid lugeda ja on täiesti nagu hulluks mindud selle asjaga ja siis nad samal ajal propageerivad seda ka siis, eks ole, nendele kõigile noortele, kes nende sisu tarbivad. Jah, et üks selline sisulooja tuligi meelde, kes siis näiteks läks puhkusele kuskile soojale maale ja absoluutselt kõik toidukorrad, mis tal olid selleks reisipäevaks, olid siis karpidega lennukisse igale poole kaasa pakitud ja need toidukorrad tihti olidki siis mingid riisigaletid või ma ei tea, 4 Kreeka pähklit. Ja siis lähed tema sinna profiilile ja seal ongi tegelikult seisab, et ta on sertifitseeritud toitumisnõustaja, personaaltreener, ta müüb oma teenuseid ja noored inimesed saavad neid täiesti vabalt osta. Mul kohe tekib 4 Kreeka pähklit oli nagu, ütleme, kuldne teadmine. et kas me ei jõua siit tegelikult, Kadri tahtis veel midagi öelda, eks ütles ära. Mina lihtsalt tahtsin öelda seda, et mul tuleb alati sellisest jutus meelde Jerome oma 3 mehega poodis, kus arst kirjutas retsepti peale, et palun vähem lugeda meditsiinilist kirjandust ja korralik šnitsel ja pintõlut on see, mis retsepti peale läks kirja, ehk siis võimalikult kainet mõistust säilitada ja ma arvan, et arstidena üks meie rollidest ongi see, et inimesed võib-olla sinna maa peale tagasi tuua ja üritada seda kainet mõistust nagu välja tuua ja ma olen alati ääretult õnnelik, kui see meil õnnestub. Nii tore, ma tahtsin täpselt sama öelda, mis Kadri ütles, et kas me ei peaks mõtlema sellele, kuidas tervishoiutöötaja roll ajas on muutunud selles nii-öelda meediastunud ja infost üle küllustunud maailmas, eks ole, et jah, patsient võib kõik selle info üles leida maailmast. Parimad teadusartiklid, Kadri, sinu kolleegid on ju ka jaganud näiteid, kus tulebki patsient uusimate teaduskirjandusega ja need ongi väga sisukad ja puudutavadki tema haigust. Aga arstil on ikkagi mingi täiendav oskus ja kogemus seda töödelda, seda meditsiinilist infot ja et kuhu ma tahtsingi jõuda, et tõenäoliselt selles infokorratuses ja info ülekülluses tervishoiutöötaja roll nagu mitmekesistub, et enam ei ole ainult see, et ta annab seda kliinilist infot, vaid ta ongi see maharahustaja, et see on kõik väga huvitav, mis te lugesite ja et see tõesti puudutab mõnesid teie saatuse kaaslasi, aga et teil on just selline diagnoos, et täiesti nõus sinuga, et tõenäoliselt tervishoiutöötaja on see maharahustaja lõpuks. Tegelikult on niimoodi, et mina, kes ma töötan nagu harvikhaigustega ja üliharva esinevate haigustega, siis pean tunnistama, et tegelikult on üliharva esinevaid haigusi, kus tõesti lapsevanemal lihtsalt on mingil ajahetkel oluliselt rohkem aega sellise täppisotsinguga tegeleda ja selge see, et tema üks laps, kelle haigusest ta süvitsi läheb ja me väga sageli sellistel kordadel siiski peame nõu nii selle patsiendi selle lapsevanemaga, nende konsultantidega, kelle tema on leidnud tänasel päeval. Tõesti, me oleme Eestis, me oleme üks imeväike riik siin Euroopas. Meil tegelikult on väga hea meditsiin ja väga head spetsialistid ja meil on sellised asjad nagu võrgustikud Euroopa suurte keskustega. Me oleme täna Eesti vähivõrgustiku telgis, aga seda sama võrgustikku on üle Euroopa ja see töötab tegelikult väga hästi. Ehk siis meil on täna olemas kogu ma ei saa öelda Ameerika teadus, aga meil on kindlasti kogu Euroopa teadus siin vägagi hästi kättesaadav ja just see töö lastevanematega koos sellistel keerulistel juhtudel, ma arvan, et see viib väga kiiresti paremate ja parimate lahendusteni. Ja see on see, ma arvan jälle just see ärevuse vastu üks paremaid relvi on see hea koostöö ja usaldus omavahel, et me toetame neid ja tunnustame ka neid ja me kindlasti mitte ei tee maha seda, kui inimesed ise ka oma lahendusi otsivad. See ongi see sama arutelu.
just just ma tahtsingi öelda, et kõik need pooled, kes tõstsid käe, et nad on lugenud meediast midagi tervise kohta ja tundnud, et see kõik puudutab ka teda või tekitab ärevust, et siis see ei ole kohe automaatselt hüpokondria, et selles me teid ei süüdista, et see on ikkagi siis, kui see hakkab selline nii-öelda haiguslik muster sisse tulema ja igapäeva elukvaliteeti segama. Ja, aga ma siinkohal ütlen ka, et tegelikult ennast peab kontrollima päris tõeliselt. Sellepärast, et keegi, kui ta läheb terviseinfot ja mõtleb, et tal on väike ärevus ja mul võib olla see ja mul on vanaemal olnud ja ema suri sellesse ja nii edasi. Ja hakkab sellele liinile minema, et ma olen näinud seda. Näiteks kui inimene võtab esimese pitsi viina, kas tema arvab, et ta on Balti jaama juures lääbakil? Mitte kunagi. Et inimene, kes läheb nii-öelda oma andmeid, aga siin me peame õppima internetiga elama. See kõik on tegelikult väga hea, et me juba oleme teadlikumad. See ei ole ainult halb ja AI ei ole ainult halb. Mina proovisin AI-le, panin oma mingid asjad sinna, lihtsalt proovisin ja ta ütles, et pöördu arsti juurde. Minul ei ole AI-ga niimoodi, et andis mulle diagnoosi ja ma ei tea, võib-olla ma ei osanud väga traagiline olla, aga ma tahan öelda, et me peame õppima seda, et teate, see võib minna jääda peale ja kui ärev aju hakkab ketrama seda, siis ma olen näinud inimesi, kes tegelikult lähevad sellele teele ilma, et nad märkaks seda. Ja lõpuks nad ongi selle asja sees. Ja mina arvan, et teie mõlema nagu need uurimistööd mingil määral ka ju tegelikult, kas mul on õigus, et kajastavad seda, kuidas inimene läheb kuskile näiteks foorumisse, ta hakkab uskuma, ta hakkab jälgima ja ups, äkki see saabki niisugused mõõtmed. Et ma tahan öelda, et see vaimne tervis ei ole nii endast mõistetav, et mulle nüüd midagi ei mõju. Me oleme kõik nii mõjutatud internetist, meediast. No praegu me oleme ju siin, ma loodan, et me mõjutame teid. Aga me oleme nii mõjutatud ja me oleme kõik tegelikult riskis minna erinevate asjadega kaasa. Jah, ja võib-olla ma tookski välja tänapäeva sellise sotsiaalmeedia platvormide juures just näiteks selle TikToki puhul ongi, et see algoritm, kui sa kas või ühte videot, mis räägib mingist teatust teemast, seal like'id või kommenteerid, siis märkamatult sinu terve infoväli ongi ainult seda tüüpi videoid täis. Ehk siis ongi ka selle kogu fitnessi teemaga näiteks, et ma kujutan ette need kõik ekstreemsed dieedid ja toitumisstiilid, et kui sa vähegi julged seal midagi likeida, kommenteerida, siis järgmisel hetkel sa lihtsalt näedki nii palju neid videoid ja see tee ongi nii libe, et järgmisel hetkel sul võibki olla välja kujunenud mingisugune toitumishäire tänu sellele. Ja isegi söömishäire. Ja ma tahan öelda, et Eestis, kui mina Eestis tagasi tulin 13 aastat tagasi, ei teadnud ortoreksiast, mis on siis väga tõsine söömishäire. Kas keegi teab, mis see ortoreksia on? Ehk siis liiga tervisliku toidu söömisele keskendumine. Ja juba Soomes olles psühhiaatrise õena oli juba surma nagu ohvreid. Ja see läheb niimoodi, et inimene ei saa enam, et ma ei saa piimatooteid. Ühesõnaga, see läheb niimoodi see ortoreksia, mis nüüd siis Eestis on diagnoos ja Eestis esimesed surmaohvrid. Ehk siis tervislikkus võib minna ka haigeks. Ja olen siis, et kui me mõtleme... Aga Marianne, väga hea, et sa selle välja tõid, sest et tegelikult me ju täna olemegi ju nii-öelda kahe äärmuse vahel. Ühest küljest meil tuleb söögi alla ja söögi peale teadmist, et kas või ka vähiennetuses, et elustiiliga saab palju ära teha, ära söö seda, ära joo seda, liigu, ole tervislik, jälgi kõike ja teisest küljest me praegu näeme nii-öelda Eesti empiirika peal tehtud uuringuid, kus on ikkagi äärmusesse mindud väga selgelt, kuidas võib-olla ka see sotsiaalmeediakeskkond täna seda soosib.
ja sa tõid ise välja, eks ju, selle väga selgelt, et see on täna juba teema, eks ju. Täpselt ja ma lihtsalt lisan, et huvi pärast, et võib-olla kellelgi on huvi, et ortoreksia, et miks see nii hilja avastatakse, et inimene hakkab endalt välja jätma seda ja teist, et ta ei saa süüa ja orgaaniline peab olema ja läheb isegi nii kaugele. Näiteks, et Soomes üks patsient läks ise kohale Šveitsi mägedesse orgaanilise, kus tema neid maitseaineid ja tegelikult seal korraldatakse niisugustele uhuudele neid tarbijatele, et nad näitavad, kui orgaaniline, võetakse maast proove ja kahjuks ta ei ole enam elavate kirjas, sest ta ei saanud mitte midagi süüa, ta lõppesid rahad ja nii edasi. Ja ma tahan öelda, et ortoreksia, et ma arvan, et see haakub tegelikult kõigega, on see, et kui justkui midagi, mida me väga, et oleme tervislikud ja näiteks ortoreksia puhul ka, et kui inimesed ütlevad, issand, sa oled nii tervislik, kuidas sa niimoodi, oi, oleks mul ka niimoodi, et sa ja ühesõnaga see hakkab see kannustamine. See kiitmine suusib seda ja tegelikult, eks ole, oi, kui palju sa oled alla võtnud, oi, sa oled veel alla võtnud, eks ju. Ja inimene muud, kui saab seda kiitust ja pärast öeldakse, issand, ta on nii kõhna juba, sa ei märka üldse alla võtta, eks ju. Aga siin me jõuame tegelikult selle ühiskonna mõõtmeni, et me oleme väga palju rääkinud just nimelt sellest tervisetöötaja patsiendi vahelises seoses suhtes, mida patsient ise teeb, otsib ja teab. Aga nüüd me jõuame natuke ka selle ühiskonna mõõtmeni, et mis on meil need ühiskondlikud normid, et ühest küljest me kiidame inimest, kes muutub tervislikumaks ja me kiidame inimest, et tervis on tema enda kätes, eks ju, me ütleme, et ise otsi, ise tee, ise vaata paljuski on ju, ise seisa enda eest. Me ütleme eks ju, inimesele, kes tegelikult vajas abi, kes on ohver, eks ju, et mida me saame ühiskonnana ära teha? Ja ma siin kuulasin just ja siis mõtlesin, et tegelikult mulle tundub, et siit nagu juba koorubki välja see üks sõnum, mis meil võib olla siin paneelis, et tegelikult see, sotsiaalteadlased on seda ju uuringutes kinnitanud, me elamegi nii-öelda multikriiside ajastul, me elame infoajastul, et me peame leppima nii, nagu Marianne ka ütles, et see purki enam tagasi ei panda seda internetti ja sotsiaalmeediat ja kõike. Ja me ei tahagi, et see infotulv on nii suur, olgu see tervis, kõik teemad, eks ole, kuidas lapsi kasvatada, seesama ortoreksia, lapsevanemad ju väga palju räägivad, et sa paned järgmise raamatu lauale, et nüüd ma pean vanemana olema selline, et väga palju on ka näiteks vanemluse teemal sellist täiuslikkuse ihalust, et kuhu ma tahan jõuda on see, et me ei saa iga uue teemaga nii-öelda õpetada inimestele uut kirjaoskust, et oli finantskirjaoskus, tervisekirjaoskus, digikirjaoskus, vaid me peame keskenduma sellele, et mis on need baasilised oskused, mida me vajame, et selles infomaailmas, globaliseerunud maailmas toime tulla, mida me juba lastele peame õpetama, mida me täiskasvanutele peame õpetama ja need on need baasilised oskused nagu, eks ole, kriitiline mõtlemine, allikakriitilisus, analüüsivõime, koostööoskused, kõik, et hästi huvitav OECD õppimiskompass, kui otse tõlkida 2030, mis toob tegelikult siis välja nii-öelda haridussüsteemidel, et mis on need tuleviku pädevused, mida me peaks õpetama siis nii lastele kui täiskasvanutele ja seal on ikkagi väga paljud seotud selliste baasiliste oskustega nagu koostööoskused, suhtlemisoskused, ebakindluse talumine eraldi, eks ole, välja toodud, et maailm muutub nii kiiresti, kliimakriis, sõjad, need samad erinevad tervisepandeemiad, ehk siis, et kõige sellega toime tulla, peame õpetama neid toimetulekuoskusi, et kui on väga palju infot, kuidas siis elada selles, eks ole, kuidas kriitiliselt allikaid lugeda, kuidas ka nii-öelda distantseerida ennast mingist infost
ja ikkagi hästi palju nii-öelda need üldinimlikud oskused nagu suhtlemisoskus, konfliktide lahendamisoskus, sest tegelikult me ei ole sellest täna nii palju rääkinud, aga sellest terviseteadlikkusest ja terviseärevusest rääkides me ju see tuumteema on seal ikkagi ka see usaldus nii-öelda. Usaldus, suhted, suhete kvaliteet, et kui me töötaks selle nimel, et nii tervishoiu valdkonnas patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel, kui üldiselt ühiskonnas on rohkem seda usaldust ja nagu seda arutlemisoskust, eks ole, mille nimel ka Arvamusfestival on ellu kutsutud, et siis me saame üle nendest keerulistest olukordadest nii-öelda. Ja üks eraldi seal OECD selles tuumoskuses ongi siis tegelikult nii-öelda see eriarvamuste tolereerimine, sest isegi teadusmaailmas me kõik teame, kes me oleme teadustööd teinud, võid sa leida teaduskirjandust, mis toetab ühte arvamust ja teaduskirjandust, mis toetab teist arvamust. Et see on ju ka, et isegi enam teadusmaailm ei ole nii kindel, et ka teadlased ütlevad, et jah, kõik muutubki nii kiiresti ja uus info tuleb peale ja me peame ka teadlastena tunnistama, et me võime eksida. Ehk siis selline kerksuse kasvatamine teatavas mõttes. Ehk siis kohanemisvõime. Just. Kompetentsid, mis aitavad meid kaasaegses maailmas tegutseda, sellised sisulised oskused, mis on õpitavad oskused, et kui mõelda, et kuidas maailm läks paremaks pärast trükipressi leiutamist, siis läks ta paremaks ju nõnda, et suur hulk inimesi õppis lugema ja kirjutama. Et kui me nüüd seoses uue tehnoloogiaga suudame kasvatada oma nii-öelda tervisekirjaoskust, siis me oleme tervemad ja enesekindlamad ja suudame teha paremat koostööd tervishoiusüsteemiga. Mina võib-olla ei ole nagu võib-olla ka kõige õige moment, aga meditsiinis täna mina tunnen seda, et just see selline, kuidas ma ütlen, siis sundmõttelised uskumused, mis tulevad mis iganes maailmast, et see kõik on nagu, on inimesi, kellel on see kriitiline meel ja kes sellistes haiguse situatsioonides suudavad sellest eelnevast uskumusest kas loobuda või siis seda piiri tõmmata ja sinuga koostööd teha, aga on teatud hulk inimesi, kes seda kunagi ei suuda. Ja siis arstina oled nagu suhteliselt keerulises situatsioonis. Mina kui lastearst, ma näen seda, et see situatsioon võib olla eriti keeruline siis, kui need uskumused hakkavad põhjustama patsientide ja nende laste, mõjutama nende laste tervist ja nende, sest et lapsed on paratamatult seotud oma vanematega ja vanemate uskumustega. Ja siis need küsimused ikkagi, ja kui me nüüd mõtleme selle ühiskonna peale, siis kahjuks on ikkagi, mulle tundub, teatud kohtades vaja sellist just seda õiguslikku ja juriidilist poolt, et seal mingis hetkes tuleb tõmmata pidurit, kuigi see tundub nagu nii räige inimeste ellu sekkumisena, aga see, et arstina sa pead ikkagi hindama seda situatsiooni ratsionaalselt ja tegema neid otsuseid, et see on huvitav situatsioon, kui sa sellisesse satud. Keeruline ja kurb ka. Ja tegelikult on väga palju kasu olnud just sellest juriidilisest regulatsioonist, mis meil tegelikult on olemas. Et kui siis rääkida ühiskonnas, siis ühiskonnal on üks võimalus on ka juriidilise regulatsiooniga piirata selliseid ekstreemseid uskumusi.
et jaa, et see, millest Kadri räägib, on siis nii-öelda, kui lapsevanemad teevad oma lapse suhtes kahjulikke otsuseid, eks ju. Et ma olen täiesti nõus, et võib-olla, et kaks sellist nagu võtmeteemat, et üks, mis Kadri nüüd tõstatas, et tegelikult kuidas ka seista selle eest, et tervishoiutöötajad oleks rohkem koolitatud ja teadlikud, mis on need õiguslikud raamid, milles nad tegutsevad, et nad saaks selle kindluse, et jah, et kui nende juurde meil läheb väga raskeks siin konkureerimine juba erinevate lavadega, et õhtu hakkab kätte jõudma, kõige vapramad on jäänud siia kuulama, et ühesõnaga, et väga hea tõstatus, et kui me räägime ühiskonnast, siis tegelikult ühiskonnana on meil küsimus nii-öelda abi vajava inimese märkamisest. Et tegelikult see, millest Marianne enne rääkis juba ka täisealiste puhul, et kui ma märkan, et keegi minu lähedane hakkab kuskile suhu vajuma omadega, et mingilt, see ei pea olema tervise, see võib muu teema olla, eks ole, et kus ta muutub väga ärevaks, et mida me tegelikult, kas me märkame ja kas me reageerime, et tegelikult see on kõigi meie võimuses, olgu need lapsed või täiskasvanud ja noh, laste puhul võib-olla on selles mõttes lihtsam sellest rääkida, et seaduse, et meil on Eestis lastekaitseseadus, mis kohustab igaühte meist, mitte ainult arsti või õde või õpetajat, vaid absoluutselt iga inimest, kes märkab abivajavat last kuskil tänaval, kuuleb kõrval korteris, siis ta on kohustatud teavitama abivajavast lapsest. Ja noh, mingis mõttes seda sama põhimõtet eetilises ja filosoofilises plaanis me võime kõigi ühiskonna liikmete suhtes nii-öelda rakendada, et kui me näeme inimest, kes vajab abi, et mida me tegelikult siis teeme. Et võib-olla eestlastel on suurem privaatsuse vajadus kui mõnedel teistel rahvastel, et võib-olla me piisavalt ikkagi ei reageeri ja ikkagi need lähedased suhted, eks ju. Et oleme palju rääkinud nii-öelda tervishoiutöötaja patsiendi suhtest, aga ka patsiendi suhted oma lähedastega. Et tegelikult just sain kutse nii-öelda retsenseerida ühte teadusartiklit väga huvitavat Hiinas, kus siis uuriti just palliatiivravis nii-öelda sotsiaalteaduslikus vaates seda, et kuidas see terviseteekond või terviseautonoomia kulgeb nendel eakatel, kellel ei ole lapsi, kuna Hiinas on ühe lapse poliitika, siis on väga suur probleem see, eriti, et kas siis ei ole üldse näiteks või laps on surnud varem kui tema vanemad, et tegelikult kuidas lähedastel on oluline roll sellel tervise teekonnal ja kui oluline on olla heades suhetes oma lähedastega. Sest see on, kui me räägime tervisest, et tegelikult me alustasime, et mis on terviseteadlikkus, aga võib-olla auditooriumiga ei rääkinud ka läbi, et mis on tervis, eks ju. Ja nagu Maailma Terviseorganisatsiooni see definitsioon ütleb, et tervis on täielik vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund. Et me näeme, kui lai see on ja seal sees on suhted. Et ma ei väsi, nagu ma olen täielik suhete fänn. aga siis, kui sa ütlesid, et peaks olema usaldust, et ega usaldus ei tule, see ei ole mingisugune asi, mida osta. Usaldus tuleb läbi inimese kogemuse. Et me võime tahta ja siis see, et head suhted lähedastega, aga meil on väga palju inimesi, kellel ei ole häid suhteid lähedastega. Et need on niisugused, mis võiks elus olla, teises elus, ma arvan, teisel planeedil. Et mina räägin nii-öelda kui praktik, et mina näen, inimesed tulevad minu juurde ikkagi reaalsete muredega ma sain aru, Kristi, aga ma tahtsin täna öelda, et eelmist debatti kuulates ja tegelikult ka praegu jääb kõlama ja tegelikult kogu Eestis, et mida me tegelikult tahame inimeste vahelistes kommunikatsioonides saada, kui me alles oleme hakanud rääkima vaimsest tervisest. Et inimene üleüldse on vaimne olend, et inimesel üldse on hing. Eelmist debatti kuulates tuli toitumine, liikumine, uni, on ju? Ja maga 8 tundi. Ja nüüd ütle mulle, et aga ma ei saa magada. Ja ma ütlen, et maga ikkagi 8 tundi, on ju?
et need, ma ei taha nüüd halvasti öelda, aga need vaimse tervise vitamiinid, need on nii-öelda, ma ei tea, kas see on põhikooli või lasteaia tasemel. Päris ausalt, et kõnni see 10 000 sammu ja oli juttu nutikelladest ja mina ütlen teile, uuringud näitavad, mina nüüd vaimsest tervisest räägin, uuringud näitavad, et nutikell lisab inimese ärevuse stressi taset, et see on täiesti no. Ja kas publik teab, kus kohast tuli see 10 000 sammu muide? Seda ei tea. Jaa, nutikellade marketing, see on täielik nii-öelda siis et sa ostad selle nutikella ja põruta 10 000. Ja nüüd tegelikult norrakad tegid 5 aastat kestnud tohutu massilise, seal oli, ma ei tea, kas oli 10 000, norrakad on ju niisugused liikuv rahvas ja niimoodi. Ja tegelikult leidsid, et su vaimne tervis oleks hea. Mis te arvate, palju peab liikuma? Ma küsin nüüd nädalas. Et 7 korda 10 000 või? Et ennetada vaimse tervise probleeme, mis te pakute, kui palju peab liikuma nädalas, mitu tundi? Mitu tundi, enne oli sammu, et siis no ja 10 000... sammudest läks nüüd üle juba, okay. Et see oli see marketing. Äkki 7? Lähedale. Nädalas peaks käima 2 tundi ja 2 päeval 1 tund korraga ja reibast nii-öelda liikumist. Ja tõesti, see uuring on täitsa olemas. Ma usun, et meie kõigi ärevustase läks pärast seda palju madalamaks, et meil läks küll täielik kergendus oli see, ütlen kohe ausalt. Nii tore, et publikus teadis, et see on täielik nii-öelda reklaam oli see ja seda võeti tõe pähe. Aga ja meediastunud maailmaga seotud andmestumine ja see, et me tehnoloogia järgi oma elu seame ja sätime, on kindlasti üks ärevuse tekitaja, ma olen väga nõus. Marianne, sinuga. Kas teil on ka kellelgi kogemust või olete lugenud, et mis arvatakse vähitekkel olevat seos stressiga, nii-öelda pikaajalise stressiga, kus sul kortisool iga päev on sul nende lisaneerude ja süda toksib ja siis sa oled nagu tahad puhata, aga tegelikult sa ei puhka, su pea ketrab, eks ole, lihtsalt keha on sul nii-öelda seal sohva peal. Et mis te arvate, mida ütleb teaduskirjandus ja mida onkoloogid muide toovad välja? Mina sain aru, et see Marianne küsimus oli mulle tegelikult praegu suunatud otseselt. Mis vahet seal on? Lapsed või täiskasvanud? Tegelikult on ju niimoodi, et me teame, minu meelest see on iga keskkooli bioloogiastki õppinud inimene peaks ju tegelikult aru saama, et kogu meie immuunsüsteem on seotud stressiga, ehk siis mida pikemat stressi, mida närvilisem elu, seda rohkem me kurname oma immuunsüsteemi vähesuse langusega põhjustame igasuguste haiguste tõusu, krooniliste haiguste tõusu, mis kellelgi soodumus on. Sest et mina tõesti seekord lasteonkoloogilena võin öelda, et ikkagi meil on immuunsüsteem, kes peab need vähirakud ära tundma ja need lastekasvajad on enamust ikkagi seotud selle sama immuunsüsteemiga, mis ei tunne ära kasvajarakke, mille tõttu need tekivad, need kasvajad lastel. Ja täiskasvanud peavad ikkagi seda sama mõtlema, et selline krooniline stress soodustab igasuguse kroonilise haiguse väljakujunemist ja kellel on soodumus saada kasvaja, siis see saab tõenäoliselt kasvaja ja see, kellel on soodumus välja kujuneda kõrgveretõhul, südamehaigusel või mingil muul kroonilisel haigusel, siis see üle stressi kujuneb. Ehk siis tõesti stressi maandamine on see, mida me kõik kõige rohkem vajame, nii et Fred Jüssi sõnadest lähtudes
keeles mina ütleksin, et palun võtame aega laisklemiseks, ehk siis, et lisaks sellele 2 tunnile mõnusale käimisele nädalas võtame lisaks ka mõne laisklemise päeva või mõned tunnidki. Ehk siis, kus me suudame ära unustada selle igapäevase rühkimise ja kuhugi poole tormamise. Et ma arvan, et see on üks kõige suurem tervise selline tänu, mis me ise endale teha saame, et vähendada seda võimalust saada mõnda kroonilist haigust, mida sul sinu geneetika nagu ette näeb. Me oleme saanud juba 2 väga head vihjet, kuidas nüüd siit minnes targemini ja paremini tegutseda. Ma kasutaksin veel võimalust Veronikalt küsida tema töö kohta, et kas sa tooksid välja nüüd selle sama nii-öelda, mis on inimeste mured, mis neile ärevust tekitab seoses erinevate haiguste ja ravimite tarbimisega, mis nüüd, ma saan aru, ei läinud kokku või täpselt ei leidnud vastet siis ravimilehelt. Et mis need nii-öelda need inimeste oma sõnadega mured ja ärevused on? No 2 kõige populaarsemat muret on see, et ravim ei mõju nii, nagu ta tahtis või ei avalda üldse mõju. Ja teine on see, et tekkis mingi kõrvalmõju. Ja kõrvalmõjudest rääkides kõige populaarsemad, mida inimesed mainisid, olid mingid peavalud, kõhuvalud, verejooksud, erinevad sellised terminid. Ja nagu miks need ei kattu võib-olla infolehtede asjadega on see, et need on väga üldised. Et kui ravimitel on mingid kõrvalmõjud, siis infolehel on need kirjutatud väga spetsiifiliselt, täpselt või siis veel üldisemalt, kui et lihtsalt verejooks. Ehk siis sellepärast on raske neid kõrvuti panna. Ehk siis need mured on olemas ja nad, kuidas nendest nüüd rääkida nii, et sellest aru saadakse ja tõsiselt võetakse ja sellest just nimelt aru saadakse, ma paneks sinna ikkagi selle rõhu, et see on nüüd üks osa sellest hea suhte loomisest või suhte kvaliteedi loomisest, et ta ei jõuaks selleni, et me nüüd edasi sotsiaalmeedias ketrame ja selle hüpokondria nii lõpuks jõuame. Ja kindlasti mul tekkis kohe mõte lihtsalt, et rääkides nagu kõrvaltoimetest, et kindlasti on siin oluline ikkagi ka nii-öelda see tervishoiutöötaja nagu selline empaatiline või hinnangu vaba kuulamine, et mida patsiendid ka välja toovad, eks ole, et näiteks kui patsient ütleb, et ma võtsin seda ravimit ja mul oli selline kõrvaltoime. Et patsient ta loobki selle seose, et ma ei tea, et mul ei ole enne kunagi pea valutanud ja nüüd, kui ma hakkan seda rohtu võtma, et siis mul hakkas pea valutama ja kui nüüd tervishoiutöötaja ütleb, et aga sellel rohul ei ole sellist kõrvalmõju. Et see nii-öelda see patsiendi tunnete valideerimine, et see on hästi oluline, mida ka teaduskirjandus välja toob, ja Mariannega teel siia ka arutasime tegelikult üks fantastiline instrument kõigile tervishoiutöötajatele on see motiveeriv intervjueerimine, eks ole, Rolnik ja Milleri 90-ndatel alguse saanud selline käsitlusviis, mis on siis, nagu nad ise ütlevad, selline kliinilise suhtlemise meistriklass, et kuidas olla patsiendiga empaatiline, hinnanguvaba ja siis nagu nemad ütlevad, see on ka Tervise Arengu Instituudi poolt väga ladusasse eesti keelde tõlgitud see raamat nii-öelda, et mis siis on tervishoiutöötajatel nagu selline kaasasündinud see parandamisrefleks, nagu enne ka me ütlesime, et tee seda, võta seda ravimit, ära tee seda, ära söö seda. See ei sobi, proovi seda. Jah, et mida nemad siis ütlevad, et see motiveeriva intervjueerimise tehnika nii-öelda number 1, et suru maha parandamisrefleks tervishoiutöötajatel, et võib-olla see ka, et mul see kõrvaltoimete teema nagu kohe haakis, et vahel võib-olla arst oma nii-öelda nende teadmiste pinnal tõesti ta teabki näiteks, et ei saa mingil asjal olla mingit seost,
aga see patsiendikeskne lähenemine ongi see, et aga sellel patsiendil on hetkel selline konkreetne kogemus ja nüüd on, kuidas see lahti arutada, et ta jõuaks arusaamisele, et aga see ei tulnud sellest ravimist näiteks, eks. Aga üks osa on ka tegelikult seesama nüüd jällegi tervisekirjaoskus, et mida mina teen, kui mina näen, et on kõrvaltoime. Et siis on täiesti õige oleks see, et ma mitte ainult ei jahu sellest nüüd järgmises foorumis internetikeskkonnas ülejäänud 30 000 tundmatu inimesega koos, mis sellest sugugi mitte teadlikkust ei kasvata, vaid võib-olla kellegi ärevust hoopis, vaid annan selle ravimi kõrvaltoimete infonumbrile, kus sellega täiesti ametlikult ja seaduslikult tegeletakse, et tegelikult kõik need sellised ravimite kõrvaltoimete teavitamised ja kõik need on meil ikkagi väga madalalt kasutatud võrreldes paljude teiste riikidega, et nii-öelda ametlik kanal versus sotsiaalmeedia keskkond, kus see ärevus vast kasvab. Arstina üks täiesti praktiline soovitus, kui kellelgi on tõesti selline mure ja mida võib teha, on alati see kaardistamine ja lastearstid, mida väga armastavad, on peapäevikut. Ehk siis kirjuta üles kõik need asjad, mida sa oled teinud või muutnud sellel ajal, kui sa oled hakanud seda ravimit kasutama näiteks. Et see kaardistamine, siis tekivad seosed, millega võivad olla ja võib-olla need lahendused tulevad juba sellest ilusasti välja. Ehk siis selline. Selle kõrvalmõjude teavitamisega on see, et see raport, mis sa pead ära täitma, see on päris pikk ja patsiendil ei ole alati seda motivatsiooni, sest et sa pead kõik ravimid kirja panema, mis sa parasjagu võtad, kõik diagnoosid, mis sulle on pandud, kõik sümptomid, mis sul on vahepeal tekkinud. Ja seda on meeletus koguses infot, sa pead kokku koguma, et reaalselt teavitada oma kõrvalmõjust. Seda on isegi arstil väga raske täita. Ja, aga Kristi, kui sobib, et siis Kristi ma veel, me tulime tõesti autoga koos ja rääkisime sellest motiveerivast intervjueerimisest, aga mina küsin nüüd publiku käest. Tõstke käsi, kui te olete läinud tervishoiutöötaja juurde ja ta on teid päriselt kuulanud. Tõstke käsi, kes on kogenud seda. Jube hästi. Nii, tõstke käsi, kes on kogenud seda, et tegelikult mulle ainult soovitati ja mind ei kuulatudki. Mina ka. Et tegelikult, mis see tänapäeva tervishoiusüsteem, ma võtan õiguse öelda, et peab olema murranguline, kuna inimesed on teadlikumad, kui ennem rääkisime, et arst oli nagu, ütleme, jumal seal pilve peal ja ütles see tee seda, hei, eks. Aga nüüd inimesed teavad rohkem ja tegelikult, mis see motiveeriv intervjueerimine veel teeb, hinnangute vaba, eks ole, empaatiline, aga lase inimesel rääkida. Et ära räägi peale ja et selle asemel, et öelda, et aga mine jalutama, ei viitsi, nii, mine ujuma, mul on klooriallergia, aga jalgratas, mul ei ole raha jalgratast osta ja sa oled ummikus endaga. Aga teate, mis on lahendus? Küsi inimese käest, mis teile meeldib endale teha, kui mõtleksite midagi muuta oma näiteks tervisekäitumises. Ja inimene hakkab ise mõtlema ja ma ei tea, kas te ühtite siin sellega, et kui meil on nii-öelda tervishoiutöötaja vastas, et tegelikult kas oleks niisugune mõttekas anda paus teha, et inimene saab mõtteid koguda. Et mis te arvate, kas pausi, kas öeldakse, et piinlik paus, on ju? Tuled võõra inimesega, mõni Kristiga läks hästi, aga tuled muidu võõra inimesega, rongis istud seal vastakuti või siis tuled võõra autoga ja mõtled, millest ma nüüd rääkima pean. Et tegelikult on loomulik, et kui sa taha rääkida, vaata aknast välja, aga sa tunned, et nüüd peab midagi arendama. Et ilus ilm täna, jah, et vaat on ikka küll nüüd ilmad olnud, eks ju, et tegelikult mis on ka oluline ja lähen siia vähi asja, et kui diagnoosi saanud inimene
minu arust alguses vajab lihtsalt kohalolekut, lihtsalt, et sa oled tema juures. Sa ei sageli pea. on need lahendused väga lihtsad ja inimlikud. Ja, et selle peab andma ka ruumi inimesele olla. Aga võtame siit, kuna aeg surub takka, siis Nete, mis sinu meelest on need lahendused? Kuidas me suudame teadlikkust tõsta, aga ärevust vähendada? Võib-olla selline praktiline soovitus, mis minul esimese asjana pähe tuli, olekski, et enda tervise eest on küll äärmiselt oluline hoolitseda ja hoolt kanda, aga samas ei pea nagu iga sellise tervisetrendiga, mida sa kuskil sotsiaalmeedias näed, nagu kohe kaasa minema ja järele katsetama. Et sellega võib täitsa hulluks minna, et võtta siin paar sellist teaduspõhist väidet, proovi neid järgida, anda endast parim, aga igat sellist tervisetrendi ei ole mõtet hakata ise järele proovima. Jah, Kadri. No arstina ma ikka tahaks seda öelda, et usaldage arste ja rääkige. Arstina ma mõtlen, et palun Tervisekassa, andke meile rohkem aega ja siis me saame rohkem seda ärevust vähendada, patsiente paremini kuulata. Ja ma ikka mõtlen seda, et meile kõigile rohkem kohalolu kõigi jaoks, keda vaja on. Et nii arstina kui sõbrana ja pereliikmena. Aitäh. Veronika. Jah, ma ütleks, et kuna inimene on sotsiaalne olend, eks ju, see käis siin läbi ka, et siis kui sul on tervisemure, räägi oma arstiga. Kui sa oled arstiga rääkinud ja sa ikka muretsed, räägi oma lähedastega, räägi oma sõpradega ja see aitab pingeid maandada. Ja Kristi. Mul on siis võib-olla üks selline süsteemne ettepanek, et tegelikult eelmistest paneelidest siin jooksis ka läbi juba hommikul oli see infoauk ja kõik need teemad, et võib-olla siis üks, mis välja selgelt joonistus on vajadus selle ühe infoakna järele, eks ole, et teeks organisatsioonid omavahel koostööd, et teeks haiglad koostööd, terviseasutused koostööd, et kas see on nüüd Tervisekassa, iseenesest ma just enne siia tulekut vaatasin, et kas meil oleks siis selline üks infoaken või üks uks inimese jaoks, kus ta saab usaldusväärse terviseinfo, et mulle tundub, et Tervisekassa on seda teed minemas, praegu meie paneelis Tervisekassa esindajat ei ole, kes saaks kommenteerida, et koondada info, seal on täpselt patsiendile, siis rubriikide kaupa, et täpselt vähiravi, hambaravi, erinevad, et inimene, kes on mingi probleemi eest tänase teema kontekstis just siis näiteks vähidiagnoosi saanud, et ta teab, et on see üks infoaken usaldusväärne, kus siis hargneb kõik edasi. Eks ole, et kus ta saabki, et nii nagu minule südamelähedane teema vanemlus, et meil on tarkvanem.ee, et selle kõik teavad, et kõik saab sinna suunata ja siis sa leiad rubriikide kaupa, mis mure sul on ja sa tead, et see on kontrollitud ja usaldusväärne info. Et võib-olla see on üks selline väga konkreetne asi, mille nimel me kõik nagu koos saame tegutseda. Aga suur aitäh kõikidele panelistidele, meil oli tõesti väga tõhus arutelu ja ma tõesti loodan, hea publik, et teie teadlikkus kasvas, aga ärevus läks leebemaks. Suur aitäh!